Tere armsad kuulajad ja vaatajad, mina olen Kristiina Metsala Ja mina olen Naata Metsala. ja see on meie podcast Vaheajem, kus me räägime kristlikust elust, usust, jumalast, meie kogemusest usueluga ja kõigest sellest. Ja täpselt teoloogiast ja mis iganes maailmas veel leidu, millega kristlased kokku puutuvad. Ja täna me tahame rääkida ühest üsnagi keerulisest, aga vajalikust teemast ja me tahame rääkida sellisest asjast nagu sõjahirm. Päris karm teema, aga see on üsnagi aktuaalne, me usume nii meie eludes kui kõikide teiste eludes, kes tänapäeva ühiskonnas üleüldse eksisteerivad. Sest et järjest rohkem külvatakse seda hirmu, järjest rohkem räägitakse sellest hirmust ka. Ja sellepärast me oleme valinud sellise teema ka. Naljakal kombel, kui me vaatame inimajalugu, siis tegelikult võrreldes nagu praegust ajastut minevikuga ei ole kunagi rahulikumat perioodi terves maailma ajaloo vältel isegi olnud. Et nii vähe sõdasid, nii vähe konflikte, nii vähe valu, kaotust, kõike sükst asja, see nagu pole varem olnud. Alati on mingisugune sõda kuskil või midagi sükest. Aga ometigi sõjahirm on absoluutselt olemas, on ju. Vahet pole, et viimased 40 aastat on ajaloo mõistes olnud paradiis. Siis täna meie eesmärk ongi siis vaadata seda sõjahirmu, vaadata, mis seda ajendab, mis me sellega teeme ja kõike seda, mis selle juurde hõlmab. Ja me tahame alustada võib-olla sellest otsast, et natuke rääkida seda, mis ajendab või tekitab inimestes sõjahirmu. Sest et mingil määral on hirm nagu põhjendatud ja mingil määral sõjahirm ei ole nagu põhjendatud. Aga kui me vaatame Eestit spetsiifiliselt, siis meil on omajagu põhjuseid küll. Meil on väike rahvas kurja naabriga, kes on ajalooliselt alati olnud meie vastu sihuke kaalutletud pahaselt, eks ole. Siis meil on kui meil on sotsiaalmeedia, meil on uudised, meil on kõik siuksed erinevad asjad, mis külvavad võib-olla inimestesse mingisugust sõnumit või mingisugust hirmu ja mida me võib-olla alati ei teadvusta endale samamoodi. Kui me vaatame eriti näiteks uudistevoogusid, siis uuringud on näidanud ka seda, et inimesed kipuvad vajutama negatiivsete uudiste peale või kipuvad vaatama seda, mis on negatiivne, mis tähendab seda, et me oleme nagu aldimad ennast täitma nende asjadega, milles on mingi negatiivne sisu. Ja see ei ole tegelikult meile üldse kasulik, sellepärast et me loeme kogu aeg näiteks mingi sõdade kohta Ugandas, on ju, mis meie igapäevaelu võib-olla ei nagu puuduta niivõrd palju, see on kohutav ja see on kurb. Aga nüüd küsimus ongi selles, et kas me peaksime kogu aeg ennast selles inforuumis hoidma, et see kogu aeg meie elu mõjutaks ja paneks meid sõjast mõtlema, on ju. Et see on minu arust üks asi, mis on nagu ajendab inimestes sellist sõjahirmu, on see nagu informatsiooni levik. Aga mis sa veel siia juurde lisaksid, mis veel meil inimestes ajendab või tekitab sõjahirmu? No kui me vaatame Eesti konteksti ja vaatame Eesti ajalugu, on ju, siis me ju näeme, et tegelikult Eesti teine iseseisvumine ei olnud väga kaua aega tagasi, et 1991, 20. august sai Eesti teist korda iseseisvaks ja tegelikult alles siis hakkas vaikselt see niimoodi kommunismi hõng nagu vaikselt ära kaduma, aga me näeme seda vanemas generatsioonis, see on ikka veel olemas. Ja vanem generatsioon, kes on ka kas sündinud sõja ajal või mingil määral läbi elanud sõda, siis teavad, mis see kõik tähendas ja mis see oli. Ja selles mõttes, et see on nagu generatsiooni kaudu kantud edasi, kas see hirm või ma ütleks, et pigem selline ettevaatlikkus, et sa ei saa kunagi ennast tunda täiesti turvaliselt, sellepärast me peame alati arvestama, mis naaber meil kõrval on, milliste eesmärkidega naaber on kõrval. Ja ma arvan, et see on üks nagu suur faktor, mis tekitab sõjahirmu. Kindlasti, ma arvan, et see on väga õige, mis sa välja tõid, see just eelmised generatsioonid ja nagu võib-olla meie vanemate generatsioon täpselt samamoodi. Meil kodus küll räägiti sõjast väga tihti, selle võimalikkusest räägiti väga tihti, on ju, et lapsepõlvest saati. Ma olen nagu kuulnud seda, et sõda võib tulla, on ju. Et ma arvan, et väga paljud eestlased, eriti meie vanusegrupis on nagu kuulnud seda, mis tähendab ühtepidi, et see ei olnud nagu alusetu, on ju. Et see aitas meil natuke ette valmistuda võib-olla ja aitas meil natukene mõtestada seda, milline on elu tegelikult Eestimaal. Kindlasti ajas ka meid ärevile väga palju see, mis toimub Ukrainas. Sellepärast, et kui me vaatame Ukraina sõda praegu, siis me olime üsnagi veendunud ju,
et Ukraina sõda nagu algas ja siis nädal hiljem me oleme nagu järgmised, on ju. Ja see oli nagu, ma arvan, kõikide Balti riikide sihuke hoiak või sisemine sihuke hirm. hirm täpselt, et appikene, okei, me oleme kohe nüüd järgmised, on ju. Ja noh, tänu jumalale see asi ei ole niimoodi läinud, et 3 aastat hiljem me oleme ikka veel samas, me oleme ikka veel vabas Eestis, Lätis ja Leedus, on ju, mis on täiesti sulaselge jumala ime. Ja me peaksime hästi tänulikud olema sellele. Ja aegsasti või vaikselt Euroopa hakkab ka nägema seda, et kuulge, et me vist peame nagu ette valmistama ja tegema selles osas midagi. Küll aga, kui me vaatame ka seda, milline on nagu Eesti riigi poliitiline kurss, siis see pole alati olnud liiga positiivne nagu sõja ettevalmistamisel, mis ma arvan, et on täpselt samamoodi inimestesse hirmu külvanud, on ju, et kui iga inimene näeb, et me peaks ette valmistuma ja siis riik ei tee mitte midagi selle jaoks, siis on nagu kehvasti, on ju. Siin on muidugi väga palju teisi inimesi ja gruppe, kes teevad midagi selles osas ja see on väga tore. Aga jällegi sellest ma arvan, et me räägime ka natukese hiljem. Aga kui me räägime sõja hirmust konkreetselt, siis minu jaoks selle sees on tegelikult sihuke sõjahirm on selline võib-olla termin, suur termin, mille sees on võib-olla väiksemaid tegelikult termineid veel juures. Sest et sõda kui selline on lihtsalt nagu sündmus, aga selle sees võib juhtuda igasuguseid asju. Ehk et ma tahaks küsida, et kui me räägime sõjahirmust, mis selle sees tegelikult nagu on, mis selle hirmu taga tegelikult on ja mida me selle sõja sees nagu tegelikkuses päriselt ka kardame sinu arust? Ma arvan, et selleks, et hirmuga tegeleda, me ei saa sellest ära joosta kuidagi ja me ei saa kuidagi selle alla elama jääda ja me peame otsa vaatama hirmule ja me peame otsa vaatama, et kui meil on see sõjahirm, et hakkame nimetama asju õigete nimedega, mida me täpselt seal kardame, nagu sa ütlesid, see on nagu see umbrella vihmavari termin on sõjahirm, on ju. Et tegelikult sinna alla võib minna surmahirm, hirm valu ees, piinamise ees, leinahirm, et sa kaotad mõne lähedase inimese, ma ei tea, et sa kaotad oma hea elu, et sa ei suuda endale toetuda või sa tunned, et sul lähedased ei saa piisavalt sinule toetada, et sa saaksid neid nagu elus hoida ilusasti, on ju, või jumalale lootmine samamoodi, on ju, et kuidas su suhe Jumalaga on ju, et selle sõjahirmu alla läheb nii palju erinevaid asju, aga nagu hirmust üleüldiselt, nagu ma just ütlesin, et me ei saa hirmust jagu, kui me jookseme selle eest ära või kui me nagu paaniliselt allume sellele. Näiteks meil on hirm sõja ees, on ju, mis iganes see siis täpsemalt võib olla seal sees, mis hirmud. Näiteks meie siis, kui hakkas Ukraina sõda pihta, siis me mõtlesime ka, et okei, et me ei saa ikkagi veel korterit osta, maja osta, et äkki pommitatakse maha, on ju, ja siis see on nagu lihtsalt raisatud raha niimoodi, et ei, ikka ootame, ikka üürime, vaatame, et kõik oleks nagu turvaline ja siis ostame. Aga probleem sellega on see, et kui sa allud sellele hirmule ja kui sa teed ainult hirmu põhjal otsuseid, siis tegelikkuses sa ei saa aru, et see on see, mis juhib sinu elu ja see ei anna sulle kvaliteetset elu lõppude lõpuks. Yeah. Ja huvitav ongi see, et tegelikult sa võid oma korteri või maja kaotada ka absoluutselt mis muul moel, on ju, et kas või jätad laenu maksmata mingi kuu ja lõpuks võetakse sul korter ära üldsegi ja mis iganes võib juhtuda, on ju. Et me ei saa nagu elada selles hirmus, et nüüd kohe midagi juhtub, on ju. Aga me saame hirmust üle, kui me vaatame otsa sellele. Esimene samm on see, et sa paned õiged nimed asjadele, mida sa täpselt kardad. Ja siis me kohe räägime ka sellest üldse, kuidas noh, mida me teeksime sõjaolukorras, on ju. Aga ma arvan ka see, et sa oled ette valmistunud ja sa kuidagi, et sa tead, mis sa teed, et sa ei jäta ennast täiesti teadmatuse. Et see on ka üks osa sellest hirmule otsa vaatamisest. Kindlasti, mulle väga meeldis, et sa kohe võtsid selle nagu härjasarvist, ütlesid, et tead, et me peame nagu hirmuga peab nagu tegelema, on ju, et see ei ole sihuke asi, et sa jooksed selle eest ära kuidagipidi, sellepärast et see saab su elu juhtida küll niimoodi passiivselt, kui sina jääd passiivseks selle juures, on ju. ja sa koged mingit hirmu, sa lased nagu selle suunata ennast ühele või teisele poole, on ju. Mina olen oma elus kahjuks teinud küll niimoodi valikuid, on ju, kui kunagi paanika, ärevuse, hirmu kõige siukse all ja see on hästi mõttetu, see on hästi, hästi nõme, on ju, et tegelikult sul tulebki vastupidises suunas liikuda, eks ole. Aga nagu sa ütlesid väga kenasti, siis meil on vaja nagu sellest üldse vabaneda, meil on vaja sellele õige nimi panna, meil on vaja tegeleda nende hirmudega. Ja üks asi, millele me mõlemad kindlasti tahame rõhku tuua siin juures on hirmust vabanemise juures on see, et kes või mis aitab sinu hirmust lahti saada
eriti surmahirmust, on Jumal. Jumal on see, kes tegelikult annab sulle selle igavikulise perspektiivi ja annab sulle tegelikult selle vabaduse nendest asjadest täpselt samamoodi. Ja see ei ole alati nii, nagu me võib-olla arvame. Et see võib nagu tunduda sihuke, et kui sa loed piiblit või mõtled Jumalast, et okei, kuule, et näed, et kristlased arvavad ja usuvad, et nad elavad igavesti. Et see tähendab seda, et me võime nad kõik nagu ära tappa ja see on kõik hästi, on ju, et nad ei kardagi üldse surma, on ju. Ja see ei ole päris see, sellepärast et ühtepidi jah, me usume küll seda, et me veedame igaviku Jumala juures, on ju. Aga teistpidi see on tegelikult selle juures see, et meil on nii lähedane osadus Jumalaga, kes võtab meilt ära selle igapäevaelu hirmu. Ja see hirm nende asjade ees saab ainult ära langeda siis, kui me tegelikult veedame osadust temaga, on ju. Sa võid piibli lugeda, piibli lahti võtta, lugeda seal hästi mitu erinevat kirja kohta, mis ütlevad sulle, et ära karda, on ju. Aga see võib-olla jääb sinu jaoks impersonaalseks, on ju, see jääb nagu kaugeks, see on siuke tore loosung, et mingi jumal ütles mingile rahvale ära karda, et kuidas see nüüd nagu minu ellu peaks nagu kuidagi manifesteeruma või nagu looma, on ju. Tegelikult selle võti ongi see, et sul on isiklik suhe Jumalaga, on ju. See on see, mis võtab ära selle hirmu sinu seest ja annab sulle ka igavese elu kusjuures. Et see on see, mis meid mõlemaid on meeletult aidanud tegelikult ja kui ma mainisin juba ennem hirmu all elamist ja paanikat ärevust, mis mind kõikidest nendest asjadeks terveks tegi, oli täpselt seesama osadus Jumalaga. Mina ei teinud iseennast terveks, tema tegi mind nendest asjadest terveks. Aga tema on ka see, kes võtab ära hirmu ja annab sulle sisse rahu, annab sulle julguse, annab sulle head ideed, mida teha ka kõige keerulistema asjade korral ja kõige süükeste raskemates olukordades, on ju. Kristlastel on näiteks sükene, osadel kristlastel on selline nagu väärarusaam, et Jumal on nagu süke kauge Jumal, sõjast kauge Jumal, on ju. Et tema sõja ajal ta läheb ära, ta on hea, ta on õiglane, ta on armastus, nii nagu piibel ütleb. Aga siis, kui on sõda ja kole, et siis ta on ära, on ju, sest et see on nii kole asi, et seal teda ei ole, on ju. Tegelikult ta absoluutselt on. Ja ta töötab ka nendel aegadel, nendel koledatel aegadel. Ma arvan, et konkreetseid näiteid nendest asjadest me saame hiljem ka tuua, aga ma lihtsalt tahan nagu välja öelda seda, et Jumal on olemas, Jumal on toeks ja Jumala poole saab pöörduda kõikide nende keeruliste raskete küsimustega ka ja ta aitab sul kanda neid asju, ta aitab sul vabaneda nendest asjadest täpselt samamoodi. Mis sina juurde lisaksid? Mida sa arvad, kuidas inimesed saavad hirmust vabaneda veel? Reaalselt ainus vastus ongi Jumal. Ei, nagu päriselt ka, kui ma mõtlen enda mingi surmahirmule, on ju, siis tegelikult ainuke asi, mis selle ära võttis, oli see teadmine, et ma olen Jumalale nii ligi. Et ma olen päästetud, ma olen Jeesuse enda ellu vastu võtnud ja ma mäletan, et kui ma olin rase ja ma hakkasin sünnitama, siis mu sünnitus oli hästi-hästi keeruline, hästi raske. Ja tuli hästi palju nagu verd ja see verejooks oli väga tugev ja suur ja mingi hetk ma nagu, need valud olid nagu meeletud ja ma reaalselt arvasin, et nüüd ma suren ära. Ma olin täiesti kindel, et ma suren ära ja see on nii imelik, sest et ma olin too hetk, ma olin Jumalast eemal ka natukene ja ma nagu, otseselt ma nagu ei tahtnud teda väga ja nagu ja ma sain aru, et ma olen leigeks jäänud, ma olen eemale jäänud, sest et järsku mulle tekkis meeletu hirm, mis minust saab, kui ma nüüd suren. Ja ma reaalselt, ma hakkasin oma patte üles lugema ja nagu, okei, mida ma pean tegema nüüd, et rutt, et ma saaks ikka kindlasti ka ju nagu paradiisi, on ju. Sest et järsku sa oled nagu surmaga silmitsi, tegelikkuses arvatavasti ma ei olnud surmaga silmitsi niimoodi, aga too hetk ma reaalselt arvasin, et ma suren ära, ma olin nii kindel selles. Ja siis sa saad järsku aru sellel hetkel, et sul ei ole enam aega. Sul ei ole enam aega võtta piibel kätte, õppida Jumalat tundma. Sul ei ole enam aega kutsuda keegi preester kohale, sest et ma sain aru, et surm tuleb nii nagu järsku. Ja sa ei saa mitte midagi teha sinna. Ja kui sul ei ole nagu your shit together, siis on halvasti. Ja reaalselt mul anti laps sülle, ma olin nagu meeletutes valudes, ma endiselt jooksin verest tühjaks ja siis ma tundsin, kuidas mu käed juba hakkasid nõrkema ja nagu ära vajuma ja ma sain aru, et okei, nüüd ma vist lähengi. Ja ainuke asi, ma palvetasin, ma ei nagu otseselt ei palvetanud niimoodi, ma lihtsalt mõtlesin oma ette, et Jumal,
oleks mul olnud ainult natuke veel aega, et sind tundma õppida uuesti. See oli mu ainuke mõte. Ja ma teadsin, et ma ei ole väärt paradiisi minekut, ma olin nii patune, ma olin nii oma sõltuvustes nagu aheldatud kinni ja ma kuidagi too hetk ma mõtlesin, et okei, nüüd ongi kõik ja nüüd ma rohkem ei näegi Jumalat. Ja see oli see, mis mind hirmutas huvitaval kombel. Ja sest et noh, väiksemana ja teismelisena ma olin ju kristlane, onju. Ja, ja siis mind viidi, noh, laps võeti mu sülest ära, anti sulle, sind viidi ruumist välja, järsku terve ruum sai arste ja neid õdesid täis, mind pandi ruttu magama, viidi operatsioonile ja siis ma avasin oma silmad pärast. Ja ma olin, ausalt öeldes ma olin väga üllatunud, et ma üles ärkasin ja ma tundsin, et ma sain nagu uue võimaluse kuidagi. Et too hetk ma nagu andsin alla, sest et ma tundsin, ma ei ole väärt lihtsalt Jumalat, ma ei ole väärt paradiisi minekut. Ja siis ma sain kuidagi siukse uue võimaluse, eks nüüd tagantjärgi ma tean, et ma ei hakanud ära surema, aga reaalselt ma ütlen, minu jaoks ma nagu arvasin, ma suren ära. Ja siis läks mõni nädal mööda ja siis järsku märkasin hommikul üles ja mul oli tahe tahta Jumalat, nagu ma olen juba ammu mitmes podcasti episoodis rääkinud, onju. Ja siis ma jõudsin nii lähedale ja siis ma tean kindlalt, et ma sain päästetud, ma võtsin Jeesuse enda elu issandaks, ma tunnistasin, et Jeesus, jah, sa oled Jumala poeg ja ma palun, et sa oleks minu elu issand ja ma parandan meelt oma vanadelt teelt, vana tee pealt ja ma keeran silmad sinu poole, Jumal. Ja nüüd, kui ma mõtlen, et kui ma peaks ära surema, siis mind ei huvita, reaalselt. Ma tean, et ma lähen oma armsama Jeesus Kristuse juurde, oma elu armastuse juurde. Ja see on nii huvitav, et kui sul on Jumalaga asjad korras, siis vahet pole, mis juhtub, see ei mõjuta sind. 100%, see on nagu mega äge, kuidas tegelikult Jumala rahu jääb meiega nendes asjades nagu meie sisse, onju. Et kui sul on siuke elav osadus Jumalaga ja sa tead, kes on Jeesus, siis see rahu sinu sees on nagu nii püsiv ja see on igas olukorras sinuga tegelikult, onju. Et see annab sulle sellise kindluse, sellise rõõmuelus ja sellise rahu kõikides rasketes asjades, et selles mõttes see on nagu meeletult vinge. Aga ma mäletan seda sünnitust täpselt samamoodi, see oli hästi hull. Ja noh, ma mäletan ise ka seda kõrvalt vaadates täpselt samamoodi, et noh, see surmahirm oli absoluutselt olemas, see oli minul ka ilmselt või mitte ilmselt, vaid oligi, et ma mäletan, kui sind siin opilauale viidi, minule see laps kätte anti, siis sa vaatasid mulle otsa, mulle küsisid, et kas ma ikka ärkan ülesse. Ja ma mäletan, ma ütlesin, et ja muidugi, sest et ma teadsin, ma pean lihtsalt kindel ja rahulik olema. Aga sees mul oli ikka täielik paanika, ma mõtlesin küll, et appi, ma loodan. Ja palvetasin täiesti. Ja siis me läksimegi Elliga teise tuppa, mul võeti särk seljast ära, pandi laps vastu sooja rinda, pandi minu särk nagu tema peale. Ja siis me istusime seal kahekesi kuskil eraldi tooli peal. Ja siis ma tegin talle musi, ütlesin talle tere tulemast maailma, kallikene, me väga armastame sind ja nüüd me hakkame palvetama ja võitlema emme eest. Ja et tema ka ikka oleks siin. Ja siis me palvetasime seal koos kahekesi Elliga, kuni vastsündinud Elliga, kuni üks hetk arst tuli sisse ja ütles, et teatate minna, et teie naine on üles ärganud. Ja siis ma mõtlesin küll, et esimese asja nagu seda lauset kuulsin, mul käis siuke nagu kivi südamelt ära, mõtlesin, oh tänu Jeesus. Okei, ma tulin tagasi, vaatasin, sa oled seal, kõik on, sa oled elus, see on nagu kõige olulisem asi, onju. Aga see oli ikka võitlus, see oli ikka nagu raske võitlus selles mõttes, et sa saad aru sellistel hetkedel, kui vähe sina tegelikult kontrollis oled mingite olukordade üle, onju. Ja sa päriselt oled silmitsi mingisuguse surmaga, kas iseenda või lähedase surmaga. No mida sa teed, onju. Ma tean, et sinu isal meeldib öelda seda lauset, ta ütleb, et kaevikus ei ole ateiste kunagi. Ja noh, see 100% peab ka paika tegelikult, sellepärast et kõik palvetavad, keegi ei taha surma saada, onju. Kõik mõtlevad, et appi, et Jumal, palun kaitse mind, et mina ja minu lähedased tuleksid siit välja eluga, onju. Ja noh, see on väga kole asi, kus kohas olla. Aga oluline on teada, et tegelikult Jumal nagu päriselt ka teab ja näebki neid asju. Ja Jumal näeb seda, kus sa oled ja Jumal näeb seda hirmu ja tal on võime see hirm ära võtta sinule. Ta annab sulle asemele ühe selge rahu ja ühe teadmise ja kindluse, et tema on sinuga kõikides asjades. Ja täpselt nagu sa ütlesid, siis ühel hetkel sa seisad seal, sa saad aru, et kuule, et kui Jeesus on minuga, siis ei ole vahet isegi, kas ma suren või ei. See on nii teisejärguline tegelikult, onju. Et see on täiesti ulmeline. Jumala rahu ületab kõik arusaama, täpselt nii nagu piibel ütleb.
Täpselt. Ja tead, me näeme seda ka Jeesuse jüngrite pealt, keda piinati, kellel nüliti seal elusalt nahka maha, keda rebiti mitmeks suunaks tükkideks, kellel võeti pea maha, kes pandi tagurpidi risti ja nii edasi ja põletati maha ja nii edasi. Nagu täiesti õudsaid asju tehti, mis oli nagu noh, mis tekitavad meeletut valu, meeletut piina, onju, ja ometigi nad jäid usule kindlaks Mhm. ja ometigi nad oleks võinud ära põgeneda, nad oleks võinud taganeda, sest need tõesti jõhkrad asjad, mida tehti, aga ei, nad olid nii kindlad selles, et ei, nemad teavad, et see on Jumal, nemad teavad, et Jeesus Kristus on Jumala poeg ja see on minu jaoks üks kõige tugevamaid Jumala olemasolu tõendusi ka, Mhm. sellepärast et sellistes asjades jääda kindlaks, et jah, sina nägid Jeesust üles tõusmas, jah, sina tead, et Jeesus on Jumala poeg ja nad jäid kindlaks sellele ja see on minu jaoks nii hämmastav. Ja nagu sa tead, et nendel on mingi selline sisemine rahu ja rõõm sees, sest nad teavad, et nad on selles maailmas, aga nad ei ole sellest maailmast, sest nad teavad, kuhu nad lõpuks lähevad ja nad lähevad Isa juurde, Jumala juurde. Täpselt nii, kusjuures täpselt nii. Ja seda on tõesti nagu lahe näha. Ma olen ise oma peas mõelnud sedasama asja ja mõelnud sellele niipidi, et mõtle ükskõik mis teine asi faktuaalne sinu elust ja siis pane ennast nendesse olukorda, kus need apostlid lõpetasid ja mõtled, kas sa hakkaksid teistpidist juttu rääkima, onju. Et see on nagu tegelikult päris huvitav ja sa leiadki, et appi nende sisemine veendumus oli kindlasti midagi tugevamat kui nende enda võimekus. Ja seal tegelikult täiesti ilmselgelt on Jumal seal nende asjade keskel, onju. Aga neid tõestusi on tegelikkuses veel ajaloos ja mulle meenub üks väga lahe lugu sellest, kuidas Jumal tegelikult on võimeline aitama ka sõjaolukordade keskel ka neid, kes on tema omad, kes on tegelikult täitsa Jumala inimesed, onju, sest et väga tihti on ka see, et kui sa käid Jumalaga, siis see ei ole ainult nagu sina, kes sellest nii-öelda kasu lõikab, onju, aga ka su pere ja su lähedased ja su lapsed muideks on hästi oluline, et isegi kui nemad veel ei tunne Jumalat, sinu palved nende eest kannavad neid läbi kohtadest, kus on peaaegu et võimatud. Üks sihuke mees oli kunagi olemas nagu Harry Jeller, kes elas Hiiumaal. Ja Harry oli mitmete usuisa, ta oli minu vanematele, kes on pastorid, sihuke hea mentor ja õpetaja. Ja kui Harry oli väike poiss, siis Nõukogude Liit just okupeeris pärast teist maailmasõda Eestimaa ja Harry oli üksinda kodus, ta oli sihuke vist, ma arvan, vahemikus 7–12. Ja ta nägi eemalt mäe pealt, ta elas niimoodi, et neil oli mäe peal talu ja siis seal oli nagu org ja siis oli naabrite sihuke talu. Ja ta nägi nagu mäe pealt eemalt enda talu juurest, et kuskilt eemalt tulevad nagu noh, Nõukogude sõdurid, onju. Ja ta mõtles, et okei, et ta läheb igaks juhuks naabri juurde, et vaatab, kuidas seal asjad on, onju. Ja siis kõndis niimoodi sealt mäest alla, rahulikult vilistas, sõi õuna samal ajal umbes ja mingi vilistas ja siis kõndis seal täiesti rahulikult läbi niimoodi, viljapõllud olid seal vahel ja kõndis tagasi, kui ta oli oru keskel, siis vaatas, et naabrinaine umbes seisab seal tal vastas ja nagu terve aeg lehvitab talle, et kuule, et nagu, et kas nagu esiteks näitab talle niimoodi, onju, et nagu hüppa pikali, siis ta on nagu, mis asja, okei, kõnnib edasi. Ja siis teise asjana näitab nagu hästi kiiresti viipab, et tule, 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 onju. Siis Harri on nagu, mis asja, okei, kõnnib edasi ja jõudis nagu naabrimaja naabrinaise juurde, naabrinaine küsis talt ka, kuidas nad sind ei näinud. Sest et sõdurid tegelikult olid sealt oludes otsimas just nimelt noori mehi, keda siis kas vangi panna või maha lasta lihtsalt sellepärast, et noh, ei tekiks mingisugust eestlaste vastupanu nendes asjades. Harri mõtles, kes asjad? Keeras ümber, vaatas, et terve põld olid juba täis sõdureid. Ja ta ütles, et sel hetkel, kui tema hakkas kõndima, ta ütles, et ta ei näinud mitte kedagi seal. Ja ta ütles, et need sõdurid, see naabrinaine ütles ja vaatas, et need sõdurid vaatasid konkreetselt otse teda ja vaatasid läbi temast, nagu nad ei näeks teda. Tema ei näinud neid, nemad ei näinud teda, ta nagu kõndis nähtamatuna nende vahelt läbi, ta ei jooksnud isegi, kusjuures südamerahuga kõndis nende vahelt läbi lihtsalt. Ja vaata, see on see, mida teeb Jumala arm inimestega tegelikult, kuidas see kannab inimesi. Ja noh, Harri läks edasi ja õpetas paljusid ja kandis seda sama Jumala pärandit edasi Eestimaal, mida nagu väga paljud kannavad. Aga vaata, see on võimalik ja neid tunnistusi on veel ja on palju Ukraina sõdurid, kes on muide kirjutanud ja rääkinud ja tunnistanud sellest, kuidas, ma ei tea, lähevad vaenlase vastu, pikalt palvetavad vendadega, siis lähevad vaenlase vastu ja kõikide vastaste relvad jooksevad umbe ja nagu seleta seda, onju, et noh, mingid asjad ei tööta nendel, aga sinul töötab ja nagu täiesti võimatud olukorrad lahingurindel, onju. Need asjad on võimalikud
see on, ja Jumal kaitseb inimesi üleloomulikult täpselt samamoodi. Et lisaks sellele, et sa saad selle rahu, sa saad ka mingisuguse üleloomulikkuse tegelikult. Ma ei saa istuda 100% garanteerida seda, et kindlasti kõik on üleloomulikult kaitstud, aga ma saan garanteerida seda, et Jumal on sinuga kõikides nendes asjades, sest seda ta ka tegelikkuses on ju. Ma tean, et ajaloos on tegelikult neid näiteid tohutult palju veel ja me hiljuti vaatasime ühte väga lahedat filmi nagu Hacksaw Ridge, mis rääkis ühest väga lahedast mehest. Äkki räägid sina sellest? ja see on vist praegu Netflixis ikka veel üleval, aga see on siis see, kus üks noor poiss nimega Desmond Doss otsustas siis Teise maailmasõja ajal, et tema läheb sõtta appi. Aga kuna ta oli kristlane, siis ta ei tahtnud relva võtta. Ja noh, see on nagu väga problemaatiline, on ju. Mm. Ja ta jäi kindlaks sellele, et ta kindlasti ei võta relva kätte, aga ta tahaks igati aidata oma riiki teenida, igati aidata, teisi aidata ka. Ja siis ta läks niimoodi nagu meedikuna sinna. Ja algselt muidugi ta sai hästi kõvasti nahutada selle eest, aga lõpuks ta ikkagi lasti rindele ja siis oligi, kui nad olid selles paigas nimega Hacksaw Ridge, on ju, see oli siis nagu künka peal, on ju, siis oligi ameeriklased olid siis jaapanlastega sõjas, see oli Teise maailmasõja ajal ja siis see oli hästi-hästi verine lahing ja väga paljud ameeriklased jäid sinna nagu haavatutena lahinguplatsile, on ju. Ja siis see Desmond Doss siis öö läbi käis ja võttis neid inimesi sealt lahinguväljalt ära ja ükshaaval tõi need inimesed terve öö läbi ära ja siis lasi künka otsast alla ühe köiega. Ja see on hämmastav, sest et ta suutis ära päästa 75 meest Wow. ühe ööga ja tema palve oli see, et Jumal, palun aita mul päästa üks inimene veel, üks veel. Ja see on nagu täiesti hämmastav. Ja huvitav oli ka see, et kui ta seal öösel käis neid mehi toomas, siis teda sihtis üks snaiper. Aga huvitav oli see, et see snaiper iga kord, kui ta teda sihikule võttis, siis ta relv jukerdus kogu aeg. Aga muidu relv töötas. Kui jälle võttis selle Desmondi sihikule, jälle relv jukerdus ja ta ei saanud teda nagu tulistada. Yeah. Et see on nagu väga huvitav. Ja tõesti see nagu, ma ei teagi, et sa jääd kindlaks endale, sa tead, et Jumal on sinuga, vahet ei ole, mis juhtub, vahet pole, kas ta oleks saanud surma või ei. Tema ainukene nagu missioon oli see, et jah, et ta on kindel sellele, mida Jumal on öelnud, et sa ei tohi tappa, aga ta läks ja päästis nii paljusid kui võimalik ja see on minu arust hästi ilus lugu, see on hästi lahe film ka, soovitan väga vaadata. See on meeletult sihuke uskuõhutav küll ja see hästi-hästi palju aitab ka seda, see näitab seda, millise kindluse tegelikult Jumal sinu sisse saab panna, on ju, sest et ta teadis, teda nagu kiusati ikka taga teiste sõjaväelaste poolt sellepärast, et nad nagu teadsid, et noh, ta oli nagu teistest nagu teistsugune. Ja kui sa mõtled seda nagu, ütleme, normaalse inimese perspektiiviga, ma saan aru ka nendest teistest, sellepärast et noh, sõjaväes on ikkagi see, et vend peab venna seljatagust kaitsma, on ju, et sul sõjaväelane kaitseb teise sõjaväelase seljatagust ja keegi ütleb, et mina ei ole nõus nagu relva kätte võtma, on ju, et see on päris hirmuäratav tegelikult, et kõik vaatavad otsa, mõtlevad, mis asja, et kui kõik nüüd võtavad, viskavad relvad nurka, ütlevad, et ei, et meie ei ole nõus sõdima, siis on nagu halb, on ju. Et mingit kaitset peab ikkagi säilitama. Aga see on ka siuke koht, et iga kristlane peab tegelikult enda sees, iga inimene peab enda sees nagu läbi kaaluma need asjad, on ju, et mille eest sa seisad, kas sa oled nõus võtma seda relva kätte, kas sa oled nõus kaitsma oma pere ja oma riiki ja kõiki neid asju. Et see on ikkagi, noh, meestel on tegelikult see kohustus olemas, on ju, et peaks oma riiki, oma pere ja oma naist, oma lapsi nagu kaitsma, on ju. Et sa pead need asjad oma sees nagu läbi mõtlema väga selgesti, enne kui tuleb see olukord kätte, sest kui see olukord nagu kätte jõuab, siis sa enam mingit nagu läbimõtlemist enam ei jõua teha, siis sa ainult reageerid, on ju. Aga Desmond Dossi lugu on hästi-hästi armas ja see on hästi isegi usku inspireeriv tõesti tegelikult, sest see on nagu lihtsalt teistmoodi sellest, mida võib-olla maailm on nii harjunud näha, eriti nii katkisel ajal, kui on sõda, on ju. Aga kui me räägime nagu sõjast ja me räägime sõjahirmust ja me räägime nagu võib-olla ajal elamisest ja kõigist sihukestest asjadest, siis me oleme palju rääkinud sellest, et me ei tohiks hirmu all elada ja me ei tohiks sõjast nagu sõjahirmust olla niivõrd palju mõjutatud ja surmahirmust olla mõjutatud. Ometigi me näeme ja räägime ka seda, et on võimalus ju ennast nagu valmis panna mingiteks asjadeks. Et täitsa niimoodi ei saa ka, et sa elad oma elu nii nagu
mõtled, et okei, et ei olegi mingit sõda ja lased kõigil nagu liugu nii-öelda ja siis üks hetk, kui midagi juhtub, siis on nagu kõik pekkis, on ju. Et nagu mingi ettevalmidus peaks olema nendes asjades ka. Ma küsikski, et mis sina soovitaksid või mis sa arvaksid, et me peaks tegema selleks, et olla valmis võib-olla nendeks olukordadeks? Mhm. Enne kui ma midagi soovitan, ma veel ütlen kõige parema soovituse ja 141:10 ütleb, et ära karda, sest mina olen sinuga, ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal. Ma teen su tugevaks, ma aitan sind, ma toetan sind oma õiguse parema käega. Ja me peame aru saama, et Jumal on meiega. Ja me näeme seda nii paljude erinevate piiblitegelaste eludest, näiteks Taavet, ta oli väike karjase poisikene, läks oma lingu ja kiviga Koljatile vastu ja suutis võita. Miks? Sest et see ei olnud tema, kes võitles, vaid see oli Jumal. Ja ta sai aru, et Jumal on tema selja taga. Ja ma arvan, et ka, et kui me saame aru, et meie tugevus on Jumalas, siis mitte miski ei ole võimatu meie jaoks. On ju? Vahet pole, mis meiega juhtub. Me teame, et Jeesus on kuningas. ja lõpuks et vahet ei ole, mis juhtub, sellepärast, et Jumal on meiega ja sinna vastu me lihtsalt ei saa. Jah, täpselt nii, täiesti nõus. Aga kui me arutasime või tähendab, me tegime ka plaani, et mis me teeks, kui reaalselt hakkaks Eestis sõjaolukord pihta, kui reaalselt hakkaks sireenid käima, mida me reaalselt teeme. Ja me kogusime oma pere kokku, minu vanemad ja õed-vennad, ja me tegimegi nagu pere peale, kamba peale ühtse plaani, et okei, kui päriselt nüüd läheks asjaks, siis kuhu täpselt me läheme, kuhu me naistena lähme, mis asjad seal on ju, kust me saame seda ahjukütet ja et saaks ilma elektrita hakkama ja kõik toiduasjad ja meditsiinitarbed ja kõik asjad, on ju. Ja me panime nagu terve plaani paika, et mida me reaalselt teeksime. Ja ma arvan, et see on väga oluline, sellepärast, et kui sul on nagu mingi ettevalmistus olemas, siis see juba nagu annab sulle teatud valgust sinna teadmatusse. Ta annab sulle seda valgust sinna pimedusse, et sa tead, sul on mingi siht, mingi asi, mida teha. Ja teiseks ma tahan öelda, et kui sa oled ettevalmistused teinud, siis õpi oma naabreid tundma. Reaalselt head suhted inimestega, üksteise hoidmine, kokku tulemine, et kui päriselt ka midagi juhtub, siis kogukond on üks parimaid asju, mis hoiab meid elus nii füüsiliselt kui ka tegelikult hingeliselt ja vaimselt. Sellepärast, et me sõja oleme kaotanud siis, mitte siis, kui meie, ma ei tea, füüsis on läbi, vaid siis, kui me oma hinges oleme alla andnud. Siis, kui siin peas me oleme alla andnud. Ja ma arvan, kui kogukond on sul olemas, inimesed, kes tulevad selg vastu selga kokku, hoiavad üksteist, toetavad üksteist, siis nii lihtsalt me oma peas alla ei anna. Ja me toetame üksteist ja hoiame üksteist ja seda ka, et õpime oma naabreid tundma. Ja nii palju ütlen ka, et kogudusest on kindlasti väga palju abi. Et mina tean, et kui peaks minema sõjaks, siis meie kogudus hoiab ühte ja ma arvan, et enamus Eestimaa kogudused, me oleme nii paljudes kogudustes, kirikutes käinud ja teame inimesi erinevatest kohtadest, et tõesti, meil on nii ägedad inimesed kogudustes, nii ägedad pastorid ja ma olen täiesti kindlad, et meie Eesti inimesed, me hoiame selg vastu selga ja oleme ühtsed. Ja ma tean, et öeldakse, et eestlased on külmad, aga kui on rasked ajad, siis me hoiame kokku ja siis meil on selg vastu selga ja me oleme üksteise eest väljas ka. Ja nagu me nägime seda laulupeo ajal, kui me ennast vabaks laulsime ja on näha muudes kohtades ka, et kui ikka päriselt asjaks läheb, siis me tuleme kokku ja me oleme nõus nagu ühiselt seisma asjade eest. Ja ma arvan, et ainus asi, mida meie rahval oleks vaja, on see, et me reaalselt tuleme Jumala tundmisele, et me reaalselt parandaksime meelt, me pöörduksime ära teelt, mis viib surmale, ehk siis patuselt teelt, me pöördume ära patust ja keerame oma silmad Jumala poole. Me parandame meelt ja võtame vastu Jeesuse ja vaatame Jumala poole ja ma arvan, et see on üks asi, mis päästab meie rahva. 100% nõus, ma arvan, et see on kõige olulisem asi tegelikult on just nimelt täpselt see, et me iga inimesena saame aru, et minu ja Jumala suhe on see, mis loeb tegelikult, mitte ainult minu saatuses, vaid ka minu rahva saatuses. Ja see on see, mille peale me võib-olla tahame koputada südantele,
et Eesti lihtsalt ärka, saa aru, et meil on vaja teha seda nüüd, mitte siis, kui sõda on, on ju, et siis, vaid kohe, sest et me saame neid otsuseid ja seda tulevikukurssi muuta praegu, jumalal on võimekus meie riiki päästa. ja Mhm. me tahame seda kõik, ma arvan. Aga ma arvan, mulle väga meeldis kõik need punktid, mille peale sa rõhutasid. Mulle hästi meeldis see kogukonna mõte, sellepärast et kui ma alguses just rääkisin ka sellest, et kui me vaatame noh, poliitikute otsuseid, siis väga ilusti illustreeris seda endise kaitseväe juhataja Martin Heremi ütelus ka, et tema ülesanne kaitseväe juhina oli see, et ta pidi poliitikutele selgeks tegema 4 aastaga, kuidas, miks on vaja kaitsevõimet tõsta ja miks me peaksime sellega tegelema ja ta astus tagasi, sest ta ütles, et pärast mitut aastat ta ei saanud sellega hakkama. Ta karjus, seletas, tegi kõike, mis vaja ja no lihtsalt ei võetud kuulda. Et see on ja see tekitab masendust, on ju, see on üsna kurb uudis tegelikkuses. Aga kui ma vaatan seda, mida teevad kõik teised selle peale, millised kogukonna alustused on alustanud, kuidas on ettevõtjad reageerinud, toonud investoreid, miljonäre, loonud startup'e kaitsetööstusesse, milline nagu arendus käib kõigest sellest hoolimata, mida mingisugune riiklik poliitika ütleb. See on meeletult äge. See näitab seda, et rahval on tahet. Kaitseliit läks kohe kõvemaks, Kaitseliidu nagu inimeste hulk, mis Kaitseliitu läks meeletult palju üles kohe, kui Ukraina sõda algas näiteks. Et see näitab seda, et inimestel on kaitsetahe, kodukuuluvus ja kõik need asjad on olemas ja nad tahavad midagi ette võtta sellega, et me ei anna alla. Täpselt nii, nagu sa ütlesid, et me ei anna alla ja eestlane paneb eestlasega seljad kokku ja meie riik saab võitma nendes asjades. Minule annab see meeletult palju lootust. Ma vaatan seda, mõtlen, et teate, me saame hakkama. Ja kui me niimoodi suhtume asjadesse, me tõesti saame hakkama. Vahet pole, mis tuleb. Sest et me oleme nõus vend venna eest võitlema ja hoidma üksteist ka. Ja see on nii meeletult oluline tegelikult, sest et see moraali ühtehoiu tunne on see täpselt nagu sa ütlesid, mis hoiab tegelikult seda võitlust üleval. Ma kuulan ja mulle hästi meeldib sihukene podcaster nagu Jocko Willink, kes on endine Ameerika merejalaväelaste juhataja ja treenija. Ja Jocko ütles seda, et elu olukorrad on täpselt samad, mis sõjaolukorrad. Lihtsalt sõjas on need samad otsuste tegemised intensiivsemad ja kiiremad. Sul on ikka konfliktid, sul on ikka pinged, sul on ikka otsused vaja teha, aga sa lihtsalt teed kõiki neid asju sõja ajal nagu 10 korda suurema surve all ja kiiremini. Mis tähendab seda, et nende poliitika Ameerikas üleüldiselt, miks nende armee on maailmas kõige parem, on see, et nad teevad, nende poliitika on harjuta, 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 harjuta. Ja siis nad reaalselt miljon korda harjutavad, teevad kõik treeningud, asjad läbi. Ja siis, kui tuleb päris sõjaline olukord, oi need, nad saavad hakkama. Ja nad saavad väga hästi hakkama kõigega. Ja mida see minule näitab, on see, et me peame iseenda jaoks läbi mõtlema kõik need sammud, mida me teeme. Me peame realistlikult läbi proovima, kas me saame hakkama nende asjadega. Okei, minu plaan on sõita autoga Haapsalu poole. Kui kiiresti sa Haapsalusse jõuad? Proovi. Kus on tanklad, on ju? Kas ilma GPS-ita oskad kaarti oskad lugeda, kui mööda peateed ei saa, on ju? Kõik need asjad sul tuleb läbi mõelda rahulikult ja vaikselt, eks ole. Et mõtle need asjad läbi ja harjuta need asjad läbi ka enda peas ja päriselus ka, sellepärast need on oluline neid asju nagu läbi teha. Me teame ka, et Päästeamet on pannud enda kodulehele väga hea nimekirja asju ja üldse kriis.ee vist on ka samamoodi. Kõik sihuke suur nimekiri asju, mida nagu endale varuda koju, mitte ainult sõja ajal, aga hädaolukorra puhul üleüldiselt. Meie tungiv soovitus on võtta see nagu endale aluseks ja pane endale perega kokku need asjad, sellepärast et need on nagu hädavajalikud asjad. Et me vaatame seda, kuidas seal on ilusti olemas see, et miks sa peaksid, nagu mida sa peaksid tegema ja mida sul tegelikult vaja on. Me võime mõelda, et ma vajan seda, aga siis tuleb reaalne häda kätte, siis tuleb välja, mida sul nagu päriselt vaja on, nii et nagu hea on teha see list ette ära. Teine asi, mida kindlasti varundada, on juba oskused ette. Kas oskad esmaabi anda, kas oskad õmmelda, kas oskad lõket teha, kas oskad toitu keeta, kas oskad tuld teha. No kõik siuksed asjad, kas sul on need praktilised oskused tegelikult nagu kätte harjutatud juba, on ju. Et need on asjad, mida sa saad aegsasti tegelikult ette valmistuda selleks, et kui on mingi kriis, siis sa oskad nende asjadega toime tulla ka. Ja jumal loomulikult juhib sind nendes asjades, aitab sind nendes asjades ka ja tema peale lootmine on see number 1 asi. Hästi palju lihtsam on nendes olukordades tegelikult toime tulla, kui sul on olemas juba mingi skillset või oskuste nagu jada. Ja jumal saab öelda, et tee seda, siis sa mõtled, ahah, okei, see käib nii. Ja siis sa paned selle valmis ja ongi korras. On ju, et tee lõke, no okei, korras, valmis tehtud, on ju. Et ei hakka mõtlema, mis see lõke on ja mis see põleb ja kuidas seda põletada ja noh, nii edasi, on ju.
et see plaani tegemine, mõtestatus, oskuste ja tarvete kogumine on asi, mida me saame kindlasti ette mõelda, aga primaarselt ja kõige esimesena me peame kindlasti veenduma, et meil on korras meie suhe Jumalaga, sest et hädaolukorra keskel meil ei ole enam võimalik hakata oma usku nagu, me saame selle pöördumise ära teha, aga meie usk ei ole piisavalt küps, et see saaks juhtida meie samme ja edu nagu nii hästi. Mis tähendab seda, et kui me oleme eelnevalt need sammud ära teinud, me tunneme Jumalat eelnevalt, me kuuleme teda, me saame aru, kuidas ta räägib, ta juhib meid juba siis ja me mõistame teda. Kui sa oled kriisi keskel ja siis hakkad neid asjadele mõtlema, et oota, kuidas ma täpselt eristan seda, mis on minu mõte ja kuidas on Jumala hääl ja sa ei ole üldse nendele asjadele mõelnud, sa ei ole mitte midagi nagu varem kokku puutunud nende asjadega, võib olla liiga hilja. Ja sellepärast on nagu tasub nendest asjadest ka juba palju varem mõtelda ja need asjad endale ette võtta palju varem, sest et selle läbi Jumal saab sind elu kõige keerulistemal hetkedel juhtida. Ja see on see nagu lahke soovitus, mida me võib-olla tahame öelda, et lisaks sellele, et sa saad igavese elu, sa saad väga hea juhatuse. ja nagu seda me tahame igale inimesele, on ju. Nii et praegu on parim aeg leida endale piibel, avada see, õppida Jumalat tundma, tulla meeleparandusele, et tõesti anda oma elu Jumalale, vaadata, et sul on kõik Jumalaga korras. Jaa, Ja ärme ela hirmus, vaid elame Jumala tarkuses, armastuses, hoolivuses ja tõesti, täpselt nii, kokkuhoidmises ja lootuses. yeah. Vot. Ja teadke, et meie armastame sind, aga Jeesus armastab veel rohkem ja näeme juba järgmine episood. Aitäh!